Kui sul on maja, peaks selle turvalisus olema üks sinu prioriteetidest. Peab olema lukud, et seesolijad oleksid kaitstud. Aga kas sa tead, et maailmas on maju, mis on ülimalt turvalised? Sest neid ei ümbritse mitte ainult kõrged müürid ja valvurid, selle asemel on neil ka omaenda politseijõud, sõjaväepunker ja oma AI turvasüsteem. Ja mis veelgi hämmastavam, need on mõeldud ka kaitseks, et ellu jääda isegi tuumarünnaku korral. Aga küsimus on, kes on need inimesed, kes siin elavad? Ja miks neil on vaja sellist turvalisust? Selles videos uurime 5 kõige turvalisemat ja kõige rangemalt valvatavat eravaldust kogu maailmas. Aga enne kui me arutelu alustame, palun vajuta selle video all luppu meeldib ja telli ka meie kanal. See on meile sisuloojatele väga suureks abiks. Alustame siis. Number 5. Indian Creek Island, Ameerika Ühendriigid. See on Indian Creek Island Miamis, Floridas, mis on tuntud ka kui miljardäride punker. See on üks kõige eksklusiivsemaid ja turvalisemaid elamurajoone kogu Ameerika Ühendriikides. See asub Biscayne Bay lahes, umbes 4 miili kaugusel Miami kesklinnast. Selle pindala on peaaegu 300 aakrit, kuid elamukrunte on vaid 41. See tähendab, et iga kinnistu on väga suur ja siin elab tõesti väga vähe inimesi. Siin on ka privaatne golfiväljak ja country club, mis on eksklusiivselt ainult elanikele ja nende külalistele. Saare esimene ja peamine kaitse ongi selle asukoht. Seda ümbritseb vesi ja mandriga ühendab ainult üks sild. Seega, kui tahad sisse pääseda, ei ole sul muud teed. Kõik sõidukid, mis üle silla liiguvad, läbivad esmalt turvakontrolli ning külalised peavad olema elaniku poolt eelnevalt heaks kiidetud, enne kui neile sisenemine lubatakse. Aga sa saarel ei valva mitte ainult värav. Seal on ka oma politseijaoskond. See on vaid 41 majaga kogukolla kohta väga haruldane. Politseinikud patrullivad saarel autodega, jalutavad ringi ning kasutavad ka patrullpaate ranniku valvamiseks. Lisaks sellele on saarel valvekaamerad ja muud turvasüsteemid, mis pidevalt jälgivad saare ümbrust. Seetõttu on Indian Creeki lähedale väga raske pääseda, ilma et sind kohe märgataks. Pole ka ime, miks turvalisus on nii kõrgel tasemel. Sest siin elavad mõned maailma kõige rikkamad inimesed. Tuntud kinnisvaraomanike hulka siin kuuluvad Jeff Bezos, Ivanka Trump ja Jared Kushner, Carl Icahn ning väidetavalt ostis siia maad ka Tom Brady. Seetõttu on meedia nimetanud seda kohta miljardäride pankuriks. Kuid tegelik põhjus, miks Indian Creek on eriline, ei seisne ainult miljardäride rohkuses. Ka selle koha kaitsmise viis on erakordne. Enamik suletud kogukondi toetub kõrgetele müüridele ja mõnele turvamehele. Indian Creek on saarise esimene kaitseliin. Maismaal pole valvatavaid ühte silda. Samal ajal valvavad ümbritsevat merd pidevalt merepatrull ja jälgimissüsteemid. Selle kombinatsiooni tõttu on peaaegu võimatu sisse pääseda ilma võimude teadmata. Ja kuigi see asub vaid mõne minuti kaugusel rahvarohkest Miami linnast, on Indian Creeki sees hoopis teistsugune maailm. Tänavad on vaiksed, maju on vähe ja iga sisenejat ning väljujat kontrollitakse rangelt. Teisisõnu, elanikud ei osta siin ainult maja. Nad maksavad millegi eest, mis on nende jaoks palju olulisem. Kõrgein tase privaatsust, turvalisust ja rahu, mida on harva võimalik leida isegi maailma kõige jõukamates piirkondades. Number 4. Lakshmi Mittali mõis, Ühendkuningriik. Mis oleks, kui sinu maja ei oleks enam ümbritsetud kõrgete müüride või isikliku turvaarmeega, kuid see on siiski üks kõige turvalisemaid kodusid kogu Londonis. See ongi miljardär Lakshmi Mittali mõisa eriline olukord. See asub Kensington Palace Gardensis, lühikesel, kuid väga eksklusiivsel tänaval Lääne-Londonis. Vaid umbes poole miili ulatuses võib näha mõningaid Ühendkuningriigi kõige kallimaid ja kaunimaid maju. Siin asuvad ka erinevate riikide saatkonnad ja suursaadikute ametlikud residentsid. Kuid põhjus, miks selles piirkonnas on nii range turvalisus, ei ole miljardäride pärast. See on saatkondade tõttu. Nende saatkondade hulgas on ka nende riikide omad, mida Briti valitsus peab kõrge turvariskiga riikideks. Seetõttu valvavad relvastatud Metropolitan Police'i diplomaatilise kaitseüksuse ametnikud püsivalt elava mõlemas otsas. Enne sisenemist läbivad sõidukid turvakontrollpunktid. Ka jalakäijaid jälgitakse. Kogu tänavat katavad CCTV kaamerad, millel on peaaegu olematud pimedad nurgad. Lihtsalt öeldes tundub, nagu siseneksid diplomaatilisse tsooni, mitte tavalisele elamurajooni tänavale. Üks selle piirkonna kuulsamaid elanikke on Lakshmi Mittal.
Indias sündinud terasetöösturist miljardär ja üks Ühendkuningriigi rikkaimaid inimesi. 2004. aastal ostis ta Kensington Palace Gardensi mõisa umbes 57 miljoni naela eest. Maja kuulus varem Rothschildide perekonnale ja hiljem Bernie Ecclestone'ile, endisele vormel 1 juhile. Selle suuruse ja luksuse tõttu nimetas Briti meedia seda Taj Metallics. Selles on 12 magamistuba sisebassein, Türgi saul ja marmor, mis toodi samast karjäärist, kust hangiti marmor ka India Taj Mahalile. Sellel on ka garaaž, kuhu mahub umbes 20 autot. Mõne aasta pärast ostis Mittal veel ühe marmorist Härberi samal tänaval kingituseks oma pojale. Kuid tõeline põhjus, miks tema maja on nii turvaline, ei ole kallid uksed ega moodsad häiresüsteemid. Turvalisus algab juba tänavalt endast. Kensington Palace Gardensil on turvatõkked, relvastatud politsei ja pidev jälgimine, mida Briti valitsus hoiab selleks, et kaitsta saatkondi. Kuna seal elavad eraisikud, saavad nemadki automaatselt samal tasemel kaitse. Lihtsamalt öeldes ei pea Lakshmi Mittal ehitama endale isiklikku kindlust. Kogu tänav ise toimib tema kodu kaitseks. Sellel paigal on ka värvikas ajalugu. Teise maailmasõja ajal kasutas Briti valitsus osa Kensington Palace Gardensist salajase ülekuulamiskeskusena, mida tunti kui London Cage, kuhu toodi ja uuriti mitmeid Saksa sõjavange. See detail jäi pärast sõda paljudeks aastateks saladuseks. Kensington Palace Gardens on tänaseni üks kõige eksklusiivsemaid ja turvalisemaid tänavaid kogu Euroopas ja Lakshmi Mittali mõis on tõestus sellest, et mõnikord pole kõige tõhusam turvalisus see, milles oma õuele ehitad, vaid turvalisus, mis on juba ammu ümbritsenud kohta, mille elamiseks valid. 3. number, Scottsdale Moat Mansion, Ameerika Ühendriigid. Kui kuuled sõna loss, siis tõenäoliselt esimene asi, mis pähe tuleb, on elu. Keskaegsed kindlused Euroopas, mida ümbritseb vallikraav või sügav veega täidetud kanal, mis toimib kaitseks vallutajate vastu. Aga mis oleks, kui ma ütleksin, et Arizonas oli üks kaasaegne maja, mis kasutab peaaegu sama kontseptsiooni. See on Scottsdale Moat Mansion, üks kõige erilisemaid eramaju Ameerikas. See asub kõrbes Scottsdale'i Arizona äärel. Ja see oli kunagi müügis umbes $15 miljoni eest. Esmapilgul näeb see lihtsalt välja nagu suur luksuslik kinnisvara. Aga kui sa seda õhust vaatad, märkad kohe ebatavalist detaili. Kogu maja ümbritseb 100 jalga lai vallikraav ehk lai veekanal. See ei ole lihtsalt kaunistus. See on kogu kinnisvara esimene kaitseliin. Ja turvalisust on veelgi tugevdatud, sest sissepääsuks on ainult üks sild. See tähendab, et omanik kontrollib ainukest seaduslikku ligipääsu majale. Aga isegi kui sa saad sillast üle, pole takistused veel lõppenud. Vallikraavi ääres kasvavad mõru apelsinipuud. Neid ei istutatud viljade pärast, vaid nende pikkade okaste tõttu, mis ulatuvad peaaegu 10 sentimeetri pikkuseks. Kui nende okstele koguneb, moodustavad need loodusliku tõkke, mis on peaaegu nagu okastraat. Pärast vallikraavi ja okkalisi puid tuleb tehnoloogia. Kinnistul on paigutatud 32 tehisintellektil töötavat turvakaamerat erinevatesse kohtadesse. Maja kuulutuse järgi suudavad kaamerad tuvastada, kas ümbruses liigub inimene, loom või sõiduk. Tänu sellele saab kiiremini kindlaks teha, milline liikumine on tavaline ja milline võib olla oht. Ka maja ise ei ole sugugi tavaline. Selle peoukse küljes on 13 eraldi lukku, mis pakuvad täiendavat kaitset sunniviisilise siselemise vastu. Majal on ka turvaruum, mis on maja sisse peidetud. Selle ukse kaal on umbes 2000 naela. See on peaaegu sama raske kui väike auto. See on loodud nii, et seda oleks väljastpoolt väga raske avada, juhuks kui tekib hädaolukord või rüllakukatse. Lisaks peaelamule, mille pindala on ligi 15 000 ruutjalga, on seal ka külalistemaja, hobusetallid ja oma helikopteriplats. Esmapilgul näeb see välja nagu lihtsalt veel üks luksuslik mõis Arizonas. Aga kui märkad vallikraavi, ogalisi puid, tehisintellektil põhinevat turvasüsteemi ja iga sissepääsu väga rangeid turvameetmeid, saab selgeks, et selle maja eesmärk on midagi muud. See ei ole maja, millele turvasüsteem hiljem lisati. Juba algusest peale kujundati see nagu kaasaegne kindlus. See ühendab endas iidsete lossides kasutatud kaitsemeetmed ja kaasaegse tehisintellekti tehnoloogia.
seetõttu on see siiani üks ainulaadsemaid ja kõige tugevamaid eraelamuid, mis Ameerika Ühendriikides ehitatud on. Number 2. Opi-Opidum, Tšehhi Vabariik. Mis siis, kui puhkeb tuumasõda või ülemaailmne pandeemia või katastroof? Samal ajal, kui enamik inimesi otsib turvalist kohta, on mõned väga rikkad isikud, kellel on omaenda plaan. Üks selle kõige äärmuslikumaid näiteid on Opi-Opidum. Tohutu maa-alune kindlus Tšehhi Vabariigis, mida peetakse üheks maailma suurimaks luksuspuhkriks. Seda ei ehitatud koduks. Külma sõja ajal ehitas endise Tšehhoslovakkia sõjavägi selle salajase tuumakäsukeskuse punkrina. Selle eesmärk oli jääda töökorda isegi tuumarünnaku või muu ulatusliku sõja korral. Pärast Nõukogude Liidu lagunemist ei kasutanud sõjavägi seda enam. Hiljem ostis selle ära eraettevõte ja hakkas seda ümber ehitama ülirikastele klientidele mõeldud ülimalt luksuslikuks maa-aluseks elukohaks. Siiani pole omaniku ega tulevaste elanike isikut avalikustatud. Teopidum on väga suur. Selle pindala on umbes 77 000 ruutjalga. See on peaaegu sama suur kui väike kaubanduskeskus, kuid peidetud mäe alla. Selle sees on master suite, külaliste toad, bassein, spa, privaatne kinosaal, veinikelder, sigarisalong, kunstigalerii, näitusesaal klassikaliste autode jaoks ja isegi täielikult varustatud meditsiinikliinik. Aga võib-olla kõige erilisem osa sellest on maa-alune aed. Kuna seal puudub loomulik päikesevalgus, kasutatakse spetsiaalset valgustussüsteemi, mis muudab värvi aeglaselt hommikust õhtuni, et jäljendada päikese tavapärast liikumist. Selle eesmärk on muuta punkris väga pikalt viibivate inimeste enesetunne võimalikult loomulikuks. Teopidum ei paku ainult luksust. See on loodud ka selleks, et ellu jääda isegi siis, kui normaalne elu maa pealt täielikult kaob. Sellel on oma veevärk, iseseisev elektrivarustus ja suur toiduvaru. Õhk läbi tuuma, bioloogilise ja keemilise filtreerimissüsteemi, mis on loodud ohtlike radioaktiivsete osakeste ja teiste mürgiste ainete filtreerimiseks. Lihtsamalt öeldes suudab kogu punker pikka aega täiesti suletula püsida, ilma et oleks vaja väliseid teenuseid. Isegi sissepääsu ennast valvatakse rangelt. Punkri täpset asukohta pole avalikustatud, juurdepääsutee on privaatne ja saadaval on vaid vähe teavet. Arendaja poolt avaldatud teave selle turveelementide kohta on piiratud. Ettevõtte sõnul otsustasid nad teadlikult mitte kõiki üksikasju avalikustada, et rajatise turvalisust mitte ohtu seada. Teatatud andmetel algab selle hind umbes $60 miljonist, kuid hind võib veelgi tõusta, sõltuvalt omaniku poolt lisatavatest seadmetest. Euroopas ja Ameerika Ühendriikides on samuti teisi luksuslikke pankureid, mis on loodud miljardäridele. Kuid Teopidum on üks suurimaid ja kõige põhjalikumaid projekte selles valdkonnas. See ei ole lihtsalt tavaline paanikatuba maja all. See ei ole ka tavaline kelder, millel on terasuksed. See on endine sõjaväepunker, mis on muudetud täielikult luksuslikuks elamuks, kus elanikud saavad elada pikalt ilma välja minemata. Lihtsamalt öeldes on tuum loodud inimestele, kes tahavad jätkata oma normaalset elu isegi siis, kui maailm maa peal täielikult muutub. Number 1. Istana Nurul Iman, Brunei. Mis tunne oleks elada majas, mis on suurem kui mitmed kuulsad paleed maailmas kokku? Bruneis on üks palee, mida Guinessi rekordite raamat tunnustab kui maailma suurimat elamispaleed. See on Istana Nurul Iman, mis tähendab usuvalguse palee. See on sultan Hassan al-Bolkiah ametlik residents ning ühtlasi ka valitsuse ametlik kontor paljude riigi tähtsate ülesannete täitmiseks. See ei ole lihtsalt suur maja. See on väga suur kompleks, mille pindala on umbes 200 000 ruutmeetrit ehk üle 2 miljoni ruutjala. Tänu oma suurusele on see suurem kui Buckinghami palee, Versailles loss ja isegi Vatikani palee, kui võrrelda nende elamualade kogupinda. Kui sa sisened sinna, tunned end nagu oleksid väikeses linnas. Seal on 1788 tuba, 257 vannituba, 44 treppi, 18 lifti ja 5 ujulat. Seal on ka banketisaal, mis mahutab korraga umbes 5000 külalist. Samal ajal saab palee sees asuvas mošees palvetada kuni 1500 inimest. Kuid sellega ei piirdu veel kõik rajatised. Seal on konditsioneer. Seal on konditsioneeriga tal umbes 200 sultani polohobuse jaoks. Samuti on seal tohutu garaaž, mida kasutatakse osa tema autokollektsiooni hoidmiseks.
erinevate aastate jooksul tehtud aruannete kohaselt ulatus tema kolлекtsioonis olevate sõidukite arv kunagi üle 7000. See on põhjus, miks seda peetakse üheks maailma suurimaks eraisikule kuuluvaks autokollektsiooniks. Palee ehitamist alustati 1981 aastal ja see valmis 1984 aastal, samal ajal kui Brunei saavutas täieliku iseseisvuse endisest koloniaalvõimust. Selle kujundas tuntud Filipiinide rahvuskunstnik arhitektuurialal Leandro V. Locsin. Ta ühendas traditsioonilise malai arhitektuuri, islamikaared ja suured kuldsed kuplid, et luua palee, mis on kohe äratuntav isegi kaugelt. Kui päikesevalgus tabab selle kuldseid kupleid, paistab kogu hoone veelgi enam silma oma suuruse ja luksuslikkusega. Aga miks suutis Brunei ehitada nii suure hoone? Sellel on palju pistmist riigi loodusvaradega. Brunei on üks suurimaid nafta- ja maagaasi tootjaid Kagu-Aasias. Aastaid on see olnud riigi peamine sissetulekuallikas. Selle tõttu on sultanist saanud ka üks maailma rikkaimaid valitsejaid. Erinevate allikate kohaselt ulatub tema isiklik varandus 20–30 miljardi dollarini. Aruannete kohaselt ulatus Istana Nurul Imani ehitamise maksumus umbes 1,5 miljardi dollarini. Kuigi see summa on enamiku inimeste jaoks väga suur, moodustab see vaid väikese osa sultani koguvarast. Seetõttu ei olnud tema jaoks maailma suurima elamispalee ehitamine võimatu. Pole ka ime, et palee ümber on väga ranged turvameetmed. Seda valvavad Brunei kuninglikud relvajõud ja sultani isiklik turvateenistus. Palee ümbrust jälgitakse pidevalt. Ka jõge, mis voolab palee allosas, jälgitakse. Ka õhuruumi selle kohal kontrollitakse rangelt. Seetõttu ei lenda ükski kaubalennuk otse palee kohal. Samuti ei lubata droonidel niisama lihtsalt selle ümbruses lennata. Huvitaval kombel, hoolimata väga rangest turvalisusest, on Bruneis juba ammu järgitud üht traditsiooni. Ramadani lõpus avab sultan Istana Nurul Imani palee avalikkusele 3 päevaks pidustusel, mida tuntakse kui avatud uste päev. Tuhanded kodanikud ja külalised seisavad tunde järjekorras, et pääseda palee sisse. Sultan surub isiklikult kätt iga mehega, kes jõuab järjekorra etteotsa. Samal ajal võtab raja isteri ehk kuninganna vastu naisi. Lastele antakse selle traditsiooni osana ka kingitusi ja sularaha. 3 päeva jooksul muutub üks maailma kõige rangemalt valvatud eraresidentse ajutiselt üheks kõige ligipääsetavamaks hooneks Bruneis. Tavalised kodanikud pääsevad saalidesse, mida tavaliselt kasutavad ainult kuninglik perekond ja valitsusametnikud. Nad saavad süüa palee köögis valmistatud toitu ja näha isiklikult hoone sisemust, mis on ülejäänud 362 päeva aastas tavaliselt avalikkusele suletud. Pärast pidustusi suletakse uksed taas ja palee naaseb oma tavapärase töökorralduse juurde. Kuid põhjus, miks Nurul Imani palee on selle nimekirja tipus, ei ole ainult selle suurus ega ka mitte ainult tubade arv või selle väga kõrge väärtus. Tõeline põhjus on inimene, kes siin elab. Brunei sultan ei ole lihtsalt palee elanik. Ta on ka riigi absoluutne monarh, peaminister, kaitseminister ning tal on otsene kontroll paljude valitsuse peamiste institutsioonide üle. Lihtsamalt öeldes ei sõltu Nurul Imani palee turvalisus ainult kõrgetest müüridest või valvuritest. See sõltub kogu riigi võimust. Seetõttu pole ime, et Nurul Imani paleed peetakse üheks suurimaks, kalleimaks ja kõige rangemalt valvatavaks eraresidentsiks, mis ajaloos on ehitatud. Survival Condo Project Ameerika Ühendriigid. Kui Oppidum Tšehhi Vabariigis oli endine sõjaväepunker, mis muudeti luksuslikuks elamuks, siis sarnane projekt on olemas ka Ameerika Ühendriikides. Kuid selle asemel, et kasutada komandopunkrit, kasutati endist Atlase raketisilo, mis pärines külma sõja ajast. See on Survival Condo Project Kansases, üks maailma kuulsamaid luksuslikke ellujäämispunkreid. Külma sõja ajal ehitas selle raketisilo Ameerika Ühendriikide õhujõud osana kaitsesüsteemist võimaliku tuumarünnaku vastu. Kuna see pidi vastu pidama tugevale plahvatusele, ehitati see maa alla, kasutades paksu raudteetoonist seinu ja väga tugevaid terasest plahvatuskindlaid uksi. Mõne aastakümne pärast ei kasutanud sõjavägi seda enam. Arendaja Larry Hall ostis selle, nähes selles ainulaadset võimalust.
selle asemel, et lasta sellel laguneda, muutis ta selle luksuslikuks maa-aluseks kortermajaks inimestele, kes soovivad omada turvalist elukohta juhuks, kui peaks toimuma tuumasõda, ulatuslik katastroof või muu ülemaailmne kriis. Punkri sees ei tunne sa, et oled maa all. Seal on luksuslikud korterid, bassein, jõusaal, toidupood, meditsiinikliinik, raamatukogu. Klassiruum lastele, lemmikloomapark, lasketiir ja isegi hüdroponiline farm, kus saab kasvatada värskeid köögivilju ka ilma päikesevalguseta. See ei sõltu ka välistest teenustest. Sellel on oma elektrivarustus, veefiltratsioonisüsteem ja suur toiduhoidla. Seetõttu saavad elanikud jätkata normaalset elu ka siis, kui maa peal kaob elekter, vesi või muud olulised teenused. Üks selle kõige erilisemaid omadusi on digitaalsed aknad. Tõeliste akende asemel kasutab iga üksus suuri kõrglahutusega ekraane, mis näitavad kunstlikke vaateid nagu mets, meri, mäed või päikesetõus. Selle eesmärk on vähendada stressi ja kinnijäämise tunnet elanikel, kes võivad punkris väga pikka aega viibida. Arendaja sõnul on kogu rajatis projekteeritud nii, et see toetaks elanikke pika aja jooksul, juhul kui elu maa peal ei ole enam võimalik. Pika aja jooksul, kui elu mujal ei ole enam võimalik. Lihtsamalt öeldes ei ole Survival Condo Project lihtsalt punker, vaid see on täielikult varustatud luksuskortermaja, mis on ehitatud maa alla, kus elanikud saavad jätkata oma tavapärast elu isegi maailma kõige raskemate katastroofide ajal.